Siin Tondiraba jäähallis toimuvad detsembri alguses väga ajaloolised jäähoki kohtumised. Esimest, kuid loodetavasti mitte viimast korda, peetakse siin hallis kontinentaalse jäähokiliiga ehk KHL-i kohtumised. 2. ja 4. detsembril saab sellest hallist Riia Dünamo koduhall. Ja vastased tulevad meie lõunanaabritele väga tugevad. Kõigepealt valitsev meister Magnitogorski Metallurg, kus teiste seas mängivad sellised maailmahoki tippstaarid nagu Sergei Mosjakin, Tanis Saripov ja Jan Kovarš ja siis Tšeljabinski Traktor. Ja loodetavasti Riia Dünamo, kellel senine hooaeg on läinud suhteliselt sandisti, suudab siin selles hallis ka meie publikule näidata sisukat mängu ja nimekatele vastastele kõva lahing anda. Selleks, et saada nüüd aimu, kuhu need hokimehed lähevad, mida nad enne mängu siin tegema hakkavad, kus on nende riietusruumid, kuidas pääsevad peaareenile, teeme ise selle ringkäigu nüüd läbi. Siit treppidest hokimehed ja kogu abistav personal ja treenerid tulevad alla. Loodetavasti astmed siin libedad ei ole, et ei saa vigastada enam tähtsat mängu ja lähevad siit uksest sisse. Nii, hokimehed tulevad nendest treppidest alla, sellest uksest sisse ja siis hakkavad liikuma oma riietusruumide poole. Huvilised, kes parasti siin all viibivad, saavad võtta kuulsate meeste käest autogramme või lausa nendega koos pilti teha. Ja siis lähme vaatame sinnapoole mööda seda pikka koridori, kus need hokimeeste garderoobid on. Ja see koridor sinna riietusruumi on selline parajalt pikk, siin vasakut paremat kätt on igasugused muud ruumid, on tavaliselt hokivarustuse kuivatusruumid, siin on kohtunike riietusruum ja sellised vajalikke tube, mis siin jäähalli juures ikkagi kogu aeg tarvis lähevad. Ja siis natuke aega veel ja juba jõuamegi kõige tähtsama vast toa juurde. See on Riia Dünamo meeste riietusruum. Teine variant, kuidas hokimehed siia halli võivad tulla, on sealt poolt sõidab buss mööda kaldteed alla, jääb siin seisma, kaugemale siit eriti ei saagi ja sisse lähevad hoopis sellest uksest. Astuvad siit sisse, kusjuures see ruum on võib-olla läheb kasutusele ka veel selle tõttu siia jääpuhastusmasina kõrvale, et hokimängijad enne seda, kui nad üldse jääle lähevad mängueelset soojendust tegema, peavad ka niimoodi ennast natukene varem lihased soojaks ajama ja kõõlused lahti, kõksivad siin jalgpalli, viskavad siin nalja natukene, võib-olla teevad siin paar sammu kiirendusjooksu siin koridori peal. Siin on tegelikult ruumi küll ja siis sinna riietusruumide poole ja hakkavad võistlusvormi selga panema. Riietusruum number 8 on selleks kohaks, kus hokimehed enda mänguvormi selga panevad ja siit uksest sisse. Hokimängijate garderoob näeb siis välja selline. Ruumi peab siin olema piisavalt, sellepärast et hokimängijatel seda varustust on natukene rohkem kui seal teistel võistkondlikel aladel, et sa niimoodi väga üksteise seljas ei ela ja saavad lahedalt oma varustuse igal poole riputada ja põrandale panna ja täpselt sinna, kus nagu seda vaja läheb. Ja siis, kui mäng on läbi, peavad kõik mehed minema ennast puhtaks pesema ning duširuumid on siin sellised. Nii, siia mahuvad siis korraga pesema 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 meest. Võib-olla peateener ei lähe duši alla, kapten saab selle kõige suurema duši endale ja niimoodi see elu siin käib. Kui võistlusvorm on seljas, tulevad hokimehed riietusruumist välja ja peaareenile muuseas ei ole üldse pikk maa. Võime isegi sammudega ära lugeda, palju sinna läheb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pikema sammuga mehed tulevad 6 sammuga ära. Peaareeni suur uks on siin.
kohe siin vastas on väljak, kus siis mäng toimuma hakkab. Siinpool on vahetusmängijate pingid, kus mehed hüppavad jääle ja lähevad puhkama ja siin väljakul siis mäng lahti lähebki. Pealtvaatajatele ruumi siin Tondiraba hallis on piisavalt. Kui hall täis läheb, siis mahutab see üle 5800 pealtvaataja. Ja mis on väga tähtis ka selle halli juures, on see, et ükskõik, kus sa endale istekoha saad, kas selle koha peal, kus mina praegu olen, või seal nurkades, või värava taga ühel pool ja teisel pool, siis see vaade jääväljakule on praktiliselt segamatu ja see ongi asja juures kõige tähtsam. Nüüd me oleme pääsenud ühte sellisesse kohta, sellisesse ruumi, kuhu igal inimesel asja ei ole. See on siis VIP-ruum, kuhu natuke tähtsamad inimesed saavad tulla ja istuda natuke mugavamalt ja seda hokimängu siin jälgida. Aga sellest majast üldse ja kuhu me sattunud oleme, räägib meile nüüd Tondiraba jäähalli turundusjuht Roland. Tere! Maja valmises 2014 sügisel ja see on siis Põhjamaide üks suurim ja modernsem jäähall 4 väljakuga, 2 treeningväljakuga ja 1 siis peareeniga siin selja taga. Meil on ka kurlinguväljak. Nüüd, mis ma siis ütlen, nii palju, et jää on kvaliteetne, rahvast on palju ja loodame, et siis see KHL-i avamäng siin hoogustab ka siis Eesti hokimängu ja üldse huvi hoki vastu. Siis nii palju, et meil on noori ja hästi palju hokihuvilisi, palju klubisi, Tornado, Viking ja muud. Nii et lootust on, et see hall teenib oma eesmärgi. Siin selja taga on meil see huvitav lugu, et näete need tribüünid, mis seal on need teleskoopistmed ja suurte mängude ajal tõmmatakse välja, nii et pealtvaatajad ei saaks kaevata, et on ruumi puudus või nii. Ja see on nüüd niimoodi, et kuna KHL-i mängud on kõrgliiga mängud, siis on meil vaja lisavalgustust siia ja selleks on siis tellitud firmalt valgusti, mis siis annab televisiooni ülekanneteks rohkem valgust meil. Samuti on siis tegemist turvaküsimustega, eks ole, kuna on oodata väga palju rahvast igalt poolt siit ja piiri tagant ja väga oluline on ka see, et külastajate arv on praegu rekordiline. Ühesõnaga, kõik piletid on välja müüdud ja oodatakse lisa. Tähtis on ka see, et kuna meil on siin turvarisk, siis on meile saadetud väga huvitavad sisekorreeskirjad, mis ütlevad, et koeri ja naisi ei tohi kaasa võtta. Pesumaja jäähallis on siis selline. Siin on 1, 2, 3, 4 pesumasinat, siin on tõenäoliselt mingi kuivati. Suurematesse masinatesse lähevad suurtemate meeste särgid, siin väike pesumasin, siia lähevad väiksemate hokipoiste ja tüdrukute mängusärgid ja sokid, kõik mis vaja siin pesta ära on ja ühesõnaga kõik on olemas ja kõik toimib. Nii, ja mängujärgselt tuleb osa mänguvarustust panna kuivama, et oleks siin järgmine kord hea kohe selline kuivanud ja värske varustus võtta. Spetsiifiline lõhn, mis muidugi hokimängijate kui riiete ja varustuse kuivatusruumist tuleb, ei sarnane muidugi sellele mingisugusele suve hommikusele heinasele väljale, vaid sellega tuleb lihtsalt harjuda. Hokimehe varustus on siia teie ette laiali laotatud ja kuidas need asjad siin selga lähevad, proovin nüüd siin enam-vähem selgitada. Kõigepealt, kui sul on trenn tehtud, oleks sul soojaks aetud, siis tuled riietusruumi, paned spordipesu selga ja siis hakkab pihta. Kõigepealt lähevad sellised põlekaitsmed, siis põlekaitsmete peale tulevad sukkad. Nii, sellised asjad. Sukkade peale tuleb kõige tähtsam asi kubemekaitse. Kindlalt peab olema, siin on sellised tripid küljes. Iga hokimängija saab tunda ennast peene suurilma daamina. Siis tulevad püksid. Püksid tõmbad jalga. Siin on ka sellised tugevdused ja kaitsmed seed, sellepärast et liter lendab kiiresti ja võib väga kõva paugu panna. Ja kui püksid on jalas, siis tuleb panna uisud. Ja hokiuisud on ka sellised, need ei ole mitte mingisugused
suvalised uisud, vaid siin nina on tugevdatud ja kand on tugevdatud ja külje pealt ka. Mängu jooksul päris mitu korda saadakse litriga ka ju vastu uiske ja kuigi see on siin tugevdatud igalt poolt, siis päris valus see tihti peal on ja suured mehed kukuvad ka pikali nagu niidetud. Ja kui uisud on jalas, siis pannakse selga omale rinnakaitse või jalakaitse, selline asi. Ja see läheb umbes, eks ole, nii-öelda maakeeli öeldes T-särgi peale ja kogu lugu. Ja vaadake ise, et dokument tegelikult natuke hullud on, et siin neid kohti, kus need liter pihta tuleb ja päris valus on, siin ikkagi tegelikult on. Ja kui see on selga aetud, siis tuleb kiiver. See võre tegelikult, täiskasvanud teil hokimängijatele peab olema. Võre võib siis ära võtta, kui sa oled 18 aastane, õigemini 19 saad, siis võib see läheb võtta muidu reeglite järgi peab sul olema see võre ees. Ja siis künnanuki kaitsmed, ka sellised siia külge käivad. Künnanuk on ikka ka natukene kaitsud, tähtis koht ikkagi inimese juures. Ja ega rohkem siis midagi, siis künnanuki kaitsed on, siis paned kätte kindad, sellised suured kindad. Ka sees on pehme, saab keepi hoida ja paned ka teise kinda. Ja viimane asi, enne kui sa lähed väljakule, võtad nurgast või kuskile kuhu pandud on, võtad okikeepi kätte, siit sellise ja oledki valmis võitluseks ja võitudeks. Väga libe jää on, väga hea. See kõik on nii raske. Ebanormaalne. Come and give us your support in Tallinn on the 2nd and 4th of December. We will make your ice burn at Tondiraba Arena. Come and cheer for Dinamo Riga this Friday and Sunday in Estonia at Tondiraba Arena. Hey, come and cheer for Dinamo Riga on 2nd and 4th of December in Estonia at Tondiraba Arena.